autominutid toob teieni Alexela. Troopilised suveilmad tekitavad minus soovi osta lahtine auto, motoratas või kaater, millega mõnusalt Eesti veekogudes seilamas käia. Meie otsustasime selle kolmanda variandi kasuks ja tutvustame teile täna kaatrite ja merendusega seonduvat ning ühte fantastilist veesõidukit. Kaarel, ütle, kas kõik kaatrid vajavad meresõiduki juhi paberit või saab mõnega sõita ka täitsa ilma paberiteta? Kõik kaatrid ei vaja. Kui me räägime mootorpaadist, siis mootor ei tohi olla üle 25 kilovatti ja kui me räägime purjepaadist, siis tal ei tohi olla purjepindala üle 25 ruutmeetri. Kui palju üldse selline meresõidu või väikelaeva kapteni lubade tegemine aega võtab? Ta ei ole väga pikk koolitus, ütleme, ta on keskmiselt, ma usun, selline 1,5 kuud. Ja eks seal on oma teooria osa, seal õpitakse navigeerimist, õpitakse meremärke ja loomulikult on ka praktiline osa, mis siis on, ütleme, talvisel perioodil kindlasti seal simulaatori peal ja ütleme, kevadel siis need on kõik need sildumisõpetused ja uppuja päästmised samamoodi siin merel. Et koolitajaid tegelikult Eestis on päris hea valik ja ütleme, hinnad on, ma arvan, täiesti taskukohased. Okei, load on olemas. Ja. Mis edasi? Kui vaadata nüüd seda turgu, siis tegelikult neid kaatreid on igas suuruses, igas hinnaklassis. Kõigepealt peaksid sa vaatama peeglisse, et missugune mees sa oled või missugune inimene või naine sa oled, et kas sa oled selline inimene, kes näiteks ka vanemat tehnikat oskab ise üleval hoida ja vajadusel putitada või oled sa selline inimene, kes tahab, et tal oleks lihtne asi, nii nagu auto, lähed, istud sisse, keerad võtit ja sõida. Sa võid osta näiteks vanema ja oluliselt suurema või osta uuema ja oluliselt väiksema. Ja selle suurema paadiga veel seondub on loomulikult suuremad püsikulud. Millised kulud üldse sellise veesõiduki omanikule veel kaasnevad? Üks on kindlasti mootori hooldus, siis sul on paadi hoidmine kas haagisel parklas, mis maksab, või sadama koht, mis maksab rohkem. Loomulikult kütus, kui ta rohkem kütust kulub, seda parem on, see tähendab, et paat on rohkem sõidus, on investeering on mõistlikum. Talvehoiustus, jällegi, kas sa hoiad seda haagisel, ise teed, ise puhastad kõik või viid selle kuskile mujale. Ja ütleme ilu, nii nagu autolgi, pesud, vahad, kõik muu selline. Kunagi 10 aastat tagasi mõtlesime, kus tankida saab, kas ühte helisime ette, et kuskil oleks kindlasti inimene aitaks tankida. No tänapäeval on juba üks tanklakett on väga tublisti kõik sadamat põhimõtteliselt meil ära täitnud, nii et ei ole enam üldse muret sellega. Tänane teine kaater on USA's valmistatud Formula 400 SS ja see on tõsine luksuspill, millega võib rahulikult üle Läänemere kihutada. Kuna masin on parajalt janune, alustasime sõitu Kakumäe Alexela sadama tanklast. Kaatri paaki mahub ligi tonn kütust ning 100 kilomeetrile kulub hea hooga sõites üle 200 liitri. Õnneks on Eesti rannik ja isegi suuremad siseveekogud kaetud tiheda tanklavõrgustikuga, kus saab kiirelt oma kaatri paagivarusid täiendada. Me alustame oma ekskursiooni kapteni sillalt. Ruumi on piisavalt ja ütleme nii, et äärmiselt mugav on sellel alusel just kapteni sillal olla ja sihti seada. Tänase ilmaga pole ilmselt siia rooli tahtjaid väga palju, sest kõik oleksid pigem väljas päikese sillal. Tulge, ma näitan teile. Nii, ja siit me tuleme päikesetekile. Õnneks on siin päikesetekil ruumi piisavalt nii 2, 3 kui 10 inimesele, nii et olgu sadam või merelaht. Parim koht on ikka laevanina. Aga läheme tagasi sisse, sest et meil on veel käimata 0-korruse köök ja elutuba. Tere tulemast korrus allapoole, kus asub selle luksuskaatri süda, ütleme nii, sest et iga kodu algab köögist. Näete, siin on olemas kenasti pliits. Siin võiks puhata kohe terve päeva, aga ei, meid ootab riis. Ja kõige olulisem koht siin alusel. Koht, kuhu ka kuningas jalgsi läheb, ehk siis duširuum ja tualett.
meie läheme nüüd, läheme Soome. Lähme Soome jäätissema. autominutid toob teieni Alexela.